Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas teha sellise programmiga nagu MonkeyJam lihtsat animatsiooni. Programmi saate te oma arvutisse, kui te lähete aadressile monkeyjam.org, valite download ja kui ma kerin nüüd allapoole, siis on mul siin download nupp. Neid ülemisi välju siin täitma ei pea. Salvestate programmi arvutisse, panete next ja installeeritud ta ongi. Minul on ta siin juba olemas. Mul on ka valmis tehtud juba pildid, millest ma tahan omal siis animatsiooni teha. Ja et neid siia arvutisse saada, siis ma valin File, Import ja Images ja otsin nad oma arvutist üles. Pildid on juba mul eelnevalt väiksemaks tehtud. Valime nad kõik ära, Add Files. Ja siin on nüüd üks koht veel. Nimelt saan ma kohe otsustada, et kui ta need pildid lisab, siis mitu ta neist teeb. Et esialgu mul on siin kõiki pilte 1, aga kui ma panen siia näiteks 2, siis see tähendab, et seda esimest pilti on mul 2 ja teist pilti on 2 ja nii edasi, et ta nagu kohe paljundab selle asja ära. No ma panen näiteks, et kõiki on 3. Liiga suureks ei maksa seda arvu siin ajada, sellepärast et siis hakkab see animatsioon väga hüplik olema. Nii, klõpsame import. Ja nüüd on näha, mul on siin selle kihi peal kõik need pildid olemas. Nüüd kohe huvitaks mind ju, et kuidas see minu animatsioon siis praegu välja näeb. Selleks ma pean klõpsama selle teleka nupu peal. Nüüd võtab see asi natukene aega ja mul tuleb selline eelvaateaken, kus ma siis sellel noolel klõpsates näen, mismoodi see animatsioon välja näeb. Selline lilledega animatsioon, palju õnne. Nii, aga vaatame. Mul on võib-olla tunne, et see on natuke isegi liiga kiire, et ma tahaks, et need lilled kasvaksid aeglasemalt. Selleks on siin olemas selline asi nagu settingute all FPS ehk siis frames per second, frame rate või siis kaadri sagedus. Vaikimisi on see siin 24, aga ma näitan teile kohe, et kui ma paneksin ta näiteks nüüd, paneme 4, see tähendab 4 kaadrit sekundis. Nii okei, ja vaatame, kas mulle nüüd minu film meeldib rohkem. No see on ikka natukene liiga aeglane. Et nii te tegelikult peategi katsetama ja vaatama, et mis on siis teie meelest kõige parem. Ma proovime 15, äkki 15 on hea. No nii, see on päris ilus ja selline tore ja rahulik. Nii, see mulle meeldib. Nii et sellega on mul siis juba siin programmis toimetatud, et kui ma hiljem tahaksin nüüd mingisuguseid asju siin lisada, heli ja nii edasi, siis seda on võib-olla arukam teha näiteks Movie Makeriga. Aga tegelikult ma tahan selle programmi puhul juhtida veel ühele asjale tähelepanu. Kui teil on olemas selline asi nagu veebikaamera, siis te võite teha oma animatsiooni kohe veebikaamerat kasutades, mitte siis eelnevalt pildistades. Ja kui ma vaatan siit tagant seda 3. nuppu, siis näete, see ongi see capture koht. Et siin kui mul nüüd oleksin sellel arvutil kaamera taga, siis ma saaks ta valida, mulle tuleks siin eelvaate pilt ja siis ma kogu aeg klõpsaks capture ja liigutaks jälle mingisuguseid elemente seal ja saaksin siis sellisel viisil otse arvutisse kõik need pildid. Nii, aga minul olid need pildid siin juba olemas ja nüüd teeme temast siis AVI-faili. Export AVI ja paneme talle siis siia tervitus nimeks ja ma panen ta praegu, et ta mul las ta läheb minu dokumentidesse ja save movie ja nüüd võtab jällegi see asi mul natukene aega ja vaatame, kas meil õnnestus. Nii, siin ta mul on. No nii. Ja saigi mu selline tore film valmis. Nii et toredat katsetamist.